Tere kõigile! Täna ma näitan teile, kuidas ma teen sellest ehk siis Edeni Fragrance Oilsist endale super õhuvärskendi. See on magusa apelsini oma ja see on sünteetiline küll, aga see sobib just kasutamiseks difuuserites ja nüüd siis ka nagu selle speetada, mis sobib lastele ja ei ärrita nina ja tundub nagu kõigest sellest, mis mul nagu supermarketis on palju parem. Ja kasutan selleks vana spreipudelit, Avoni oma, kus oli ka lõhnasprei. Kuidas ma seda teen? On niimoodi. Kõigepealt ma teen endale kohvi. Jah, see käib asja juurde. Kuum vesi on olemas juba. Siis ma alati puhastan ära oma kannu ja siin on ka veel üks super nipp. Siin on mul sidrunappe, täiesti puhas, köögis küpsetamiseks vajalik sidrunappe. Jälle Avoni vanas kreemipurgis, taaskasutus, öko, odav ja kui ära tüütab, siis viskad. Siia ta väga must ei ole täna ja ma panen nii palju, natuke loputan lusikad ka. Ja see on kõige parem viis kannu puhastamiseks. Tuba ei ole haisu täis. Nii kui ära loputad, saad kohe kasutada. Kiirutan siin natuke ja lasen ta varsti keema. Miks seda vaja on, et vesi oleks väga puhas? Sest muidu ta ei seisa, tekib sade, on kole, et vesi peab olema väga puhas ja sellepärast ma just värskelt, kui ma kannu ära puhastan. Nii. Panen siis kaisema ja mõne aja pärast näitan, mis edasi saab. Aeg on nüüd möödunud. Olen teie jaoks filminud. Õht on juba käes. Ja vesi on natuke jahtunud. Võtame välja, need vahepeal siin saigi apelsini lõigatud. Eelmine on mul juba veel all, sellest pole midagi. Ja nüüd ma panen siia. Nii, ja nüüd siis vesi peale. Ta võib olla kuum. No mitte keeb, ta on juba nüüd mitu aega jahtunud valam peale. Mitte täis. Jätan. Ja nüüd ta jahtub. Natuke jätan lahti, muidu läheb see katki avastada. Ja valmis. Mõtlen viili. Magus apelsin. Ma isegi ei karda, kui see mu keha peale lähen, sest ma olen väga tundlik ja kui see oleks nagu midagi halba, mul tuleks kohe punnid. Seega see on super hea lõhn. Magus apelsin sobib lastele, ergutab ja sobib ka veetse värskenduseks. Valmis.